Tere tulemast vaatama Civis Pacemi 145. saadet. Mina olen selle saatesarja toimetaja, saatejuht Erik Baltovski ja ma tahaksin teid kutsuda täna kuulama jutt sellest, kuidas meil teatud asjad Eesti julgeolekut seespoolt, riigi seespoolt õõnestavad. Võib-olla jõuame ka välispoliitika ja meile lähima sõjani Ukrainas. Iraani asjadest ja naftast täna võib-olla me rääkima ei hakka, sellepärast et sõnumid on liiga uued alles ja see rahulepe, mis Iraani ümber toimub, on niivõrd habras, et ei ole nagu informatsioonigi selle kohta, mida sealt väga rääkida. Aga räägime Eesti asjadest. Meil on saatekülaliseks Anti Poolamets, Riigikogu liige, õiguskomisjoni liige, ajaloolane, mitmete tähtsate Eesti avalik-õiguslike asutuste nõukogu liige ja ajalooline ja jurist, kaks kõrgharidust. Mulle tundub, et Eesti eliidi kompass on katki. Vaata, käib mingisugune süvariigi legaliseerimiskatse. Võtame kas või selle parempoolsete partei Perlinguga. Endine prokurör nüüd trügib poliitikasse oma parteiga. Elik siis, ma ütleksin niimoodi, et riigi aadel, ametnikkond ei taha enam poliitikutele alluda ja trügib võimule ise. See on midagi sellist, nagu toimus Boris Jeltsini ajal Venemaal. KGB ei tahtnud enam olla mitte ühiskonna valvekoer või riigi valvekoer, vaid tahtis võimu võtta. See on tabav tähelepanek ja ma näen, kui palju jätkub reservi meie erinevatel nomenklatuursetel ametikohtadel parteide tegemiseks. Ehk siis meil on peaaegu igal hooajal uus nomenklatuuripartei, nii-öelda riigiaadli partei, kuhu isegi ametikohad sarnanevad. Kui me vaatame parempoolseid, siis härra Aavik oli hiljuti Postimehe peatoimetaja, täpselt nagu Hussar, siis prokurör, eruprokurör Perling, siis Ilmar Raag, propagandist, strateegilise kommunikatsiooni tegelane ja siis tuleb härra Saks, kes on seal luuretöötaja, endine välisluurejuht, ühesõnaga süvariigi, kõige ehedam süvariigi projekt, kaporatuuri võiks isegi öelda, projekt, vaadates siis Perlingut, aga selle juurde käib ka alati helde rahastamine. Et tegelikult rahastati juba Respublikat väga heldelt omal ajal, et ei osatud raha õieti ära pannagi. Siis me näeme, et need samad näod, kes olid Respublika ajal aastal 2001-2002, kui Respublika hakkas võimu võtmiseks valmistuma Olari Taali rahadega ja Lennart Meri taganttorkimisel, muide. Lennart Meri oli selle Respublika võimule tõusu taga 2003. aastal. Et need samad näod, kes olid omal ajal Respublikas, on nüüd samuti otsapidi jõudnud parempoolsetesse. Ja jah, osa neist kindlasti ja märkimisväärselt kohe mõned nimed võid ju välja tuua, aga osad on siis jäänud Isamaasse, aga vaata, kui pikalt selline töö mõjutab. Ja vaatame nüüd parempoolsete rahastajaid, siis Pelleti ärimees Kirjanen, summad on nii suured, et nad ei oska selle rahaga eriti midagi peale hakata. Raha viiakse suhtekorraldusfirmade kontoritesse ja kohvriga ja öeldakse, et tehke midagi meile. Ehk siis partei loomine on täiesti teistel alustel kui EKRE loomine, mis on rohujuure partei, väga suure liikmeskonna kasvuga partei, aga seal on väga suur osa oligarhide rahal, kes lihtsalt kellel on nõudlus sellise partei järgi. Kutsuvad just erru läinud riigiametniku, prokuröri, hakka parteid tegema. Nad teavad, et neil on peavoolumeedia tugi, ehk siis tähtsad komponendid nomenklatuurse partei tegemiseks, mis on Reformierakonna abiratas, nagu ikka, eks ole. Oligarhide raha, nomenklatuursed ametikohad, peavoolumeedia toetus ja süvariigi toetus. Ja selliseid toodetakse
igal valimistsüklil. Seekord parempoolsed, eelmine kord Eesti 200, mis on üüratud kahju Eestile teinud, üüratud kahju, mida on väga raske tagasi pöörata. Ja lähme tagasi, siis igas valimistsüklis on neid selliseid parteisid, mis peavad vabad hääled ära korjama. Ja põhiline ülesanne on, et globalistlikult pimesi Brüsselit teenendavat teelt ei tohi mitte keegi ükski sipelgas ära pöörata ja kõige suurem oht on rahvuslus läbi aastate olnud ja rahvuslust esindab EKRE ja sellepärast on ta ohtlik. Sellepärast korraldati kaporatuuri riigipööre 2021, et me hakkasime Eesti riiki korda tegema. No mäletame ka, kuidas 90. aastate alguses Isamaad peksti, sellepärast Isamaa oli tol ajal samasugune partei ju meil nagu praegusel hetkel on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, eks ole, ehk EKRE. No siis oli seal veel aktiivne tuumik ERSP-st ja kuna Isamaa peavoolustati väga kiiresti ära, siis paljud ERSP-lased ju pettusid ja nüüd me näeme näiteks Eve Pärnast, et ühte teenekamat ERSP-last Eesti Kongressi saadikut just EKRE-s. Niisiis, minu meelest on Eesti kompass katki või Eesti eliidi kompass katki. Meil ei osata valida Eesti riigile suunda, valitakse või minnakse lihtsalt just lihtsama libisemise teed Euroopa Liidu igasuguste määruste ja Euroopa Komisjoni suuniste järgi, eks ole, täpselt nii nagu omal ajal Moskva kaudu järgi käidi Eesti NSV-s, eks ole, nüüd siis me oleme täpselt samasuguses olukorras Euroopa Liiduga. Muide, minu meelest Mart Helme ütles siin ühes saates, et aeg on vastu hakata. Lihtsalt võtta julgus kokku ja hakata riigina teatud küsimustes vastu. Täpselt nii see ongi. Aga see vastupanu, me näeme, ei ole kujunenud spurdiks, vaid maratoniks. Meie suveräänsust rebitakse tükkhaaval küljest. Iga nädal on peaaegu komisjonides mingi Euroopa Liidu direktiiv, mis vähendab meie suveräänsust. Alles sel nädalal oli näiteks Euroopa Liidu äriühingute asutamise siis direktiiv, et sa võid igal pool asutada äriühingut. Enam ei olegi siis liikmesriiki ega nende järelevalvet. Ja niimoodi tükkhaaval murendatakse. Aga tõsi see on, et Eesti võiks öelda kanditi punase viisnurga alt kollase viisnurga alla ja kõige suurem oht on see, kui me nende globalistidele, kui Eestis tõuseb jõud, kes hakkab eestlaste huve kaitsma kompromissitult ja kes ei paindu globalistide tahte järgi, sest võiks öelda, et riikidel on omad mustrid. Ma ütleks, et Venemaa muster on impeeriumi juurde regulaarne tagasiliikumine. Kui on 10 aastat tagasilangust, siis on 25 aastat impeeriumi taastamise nii peab raha olema, nii peab nad kohe impeeriumit taga igatsema. Siis kui vaeseks jäävad, siis annavad natukene järele. Aga nii kurb, kui see ka ei ole, eestlastel on kalduvus kolooniaks tagasi muutuda. Ehk siis kas või 90-ndad, mis oli tõusuaeg, rahvusliku tõusuaeg, teatud enesekindlusaeg, institutsioonide ehitamise aeg, ehk ka rahvusluse õitsaeg, siis käisid veel isegi ministrid vabadusvõitlejate kogunemistel Sinimäel, käis Kaitseväe juhataja. Ka see on selline sümbol, et pärast 2023. ei ole keegi julgenud sinna nina toppida ehk tuletada meelde meie vabadusvõitlejaid. Ja me liigume nagu oma mustrites sellise alluvuse suunas instinktiivselt, sest mõtle, kui palju meil oli kollaborante nõukogude ajal. Kui palju oli kompartei liikmeid. Meil on isegi terve partei Reformierakonna näol, mis moodustus nõukogude kollaborantidest ja kelle teened Eesti ees olid sügavalt kaheldavad. Näiteks, mis teened olid Andrus Ansipil, EKP Tartu rajoonikomitee tööstusosakonna juhil, kes istus parteibüroo koosolekul, kui represseeriti Jüri Kukke, meie vabadusvõitlejat. Ja ta ei ole kahetsenud seda, ütles, et oma raamatus, et me ikka ajasime õiget asja. Et selline kollaborantide domineerimine avalikus elus 30 aastat Reformierakonna näitel, siis need ongi need, kes meid uuesti koloniaalseks struktuuriks muudavad, sest nad täidavad iga käsku, on see rohepööre, lammutame energiasüsteemi, on see LGBT, täidame käsku, viime sisse uue liberaalse religiooni ja kõik ketserid paneme vihakõne alla.
täiuslik koloniaalstruktuur ehk siis absoluutne ustavus kollasele viisnurgale. Punase viisnurga ustavus on asendunud kollase viisnurgaga ja sinna ei mahu sinimustvalge. Sellepärast me näeme nii vähe sinimustvalget, sellepärast liputatakse rõõmuga kõik konkureerivad lipud, et alandada meie suveräänsust nii palju kui võimalik, viia ta võimalikult madalale tasemele. Need on ka sümbolitest või väga palju välja lugeda. Muid sümbolite väga hea, ma jõudsimegi sellele, et mul on järgmise reaalna siin küsimusele vaata, et läheme sellest hästi kiiresti muidugi üle, me oleme sellest juba rääkinud siin saates ka, et Arteri kvartali kvääriväärakas monument. Kas see on ju ka deklaratsioon? Muidugi on see deklaratsioon ja üks teoloog ütles, et aga las ta jääb sinna õuduse sümbolina, et kuhu me kukkunud oleme, et las kõik vaatavad, millises staadiumis me oleme. Et see räägib kunsti kohta väga palju, see räägib, kuidas avaliku ruumi perverteeritakse 10 eri moel, on need LGTB lipud, on need perverssed kunstimoodustised, tegelikult oli ju mingi see feministliku kunsti esitlus, eks ole, selline inetu monstrum ühe Eesti siis suurema institutsiooni ja Hansapanga külje alla, Swedbanka külje alla. Ja Swedbanka õue peal lehvis loomulikult trans, queer, LGBT lipp uhkelt. Et vaadake, see Rootsi pank on ümbritsetud perverssete sümbolitega, mis sümboliseerib seda, et me oleme koloniaal. Meid muudetakse koloniaalstruktuuriks, kus valitseb välismaine pank, kes jõuga surub oma töötajatele Eesti avalikkusele peale võõraid sümboleid, perverssed monumendid on seal külje all. See kõik on väga tugev semiootika. Muide, väga hea kohta jõudsid, et me oleme uuesti koloniseeritud. Minge hea rahvas reede õhtul või laupäeva õhtul, eriti kui on ilus ilm, vanalinna jalutama. Ja te näete, mis toimub meie UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvas ühes kõige tähtsamas kultuurikeskkonnas. See on roppi joomine, laamendamine, tänavanurkade täis oksendamine. Vanalinnas on mingisugused stripibaarid, mis tegelikult sisuliselt vist on lõbumaja lausa. Püha taevas. Ühesõnaga, me oleme jõudnud selleni, et meil on tegelikult vanalinn on meil üks hiigel suur laamendav väliv vabaõhu kõrts. Umbes selline nagu, no vaadake, kuulsa saksa filmi, mängufilmi Allveelaev, Das Boot. Ja vaadake, kuidas see film pihta hakkab, et umbes siukene olukord on meil vanalinnas. Te mäletate neid alguskaadreid, jah? Kes on seda filmi näinud? Kuidas saksa ohvitserid oma kasiinos lakkuvad enne läbu ühesõnaga. Selline olukord on meil vanalinnas. Niisiis, ja terve Viru tänav on kahelt poolt täis Soome lippe. Soomlased on meil juba kolonisaatorid, nemad ei ole meil enam mitte vennad ja sõbrad, vaid nad on meil kolonisaatorid. Ma ainult kinnitan seda, sest Soome saatkond esines hiigla suure homolipuga, suurem osa saatkonna töötajaid selle all. Aga millal nad mereröövli lipu üles tõmbavad? Mereröövlid on ju ka vähemus. Et ekstremistide lipuga tulla laamendama teise riiki. Kõrtsid kahel pool tänavat on ära üüritud just nimelt Soome ettevõtjatele juba, need ei ole enam eestlaste kõrtsid, sinna polegi eestlasel midagi sisse minna, sellepärast, et ainult jutt käib soome keeles. Sinuga isegi ei keegi eesti keeles enam Tallinna linnas Viru tänaval ei räägi ja nii edasi. Et me olemegi koloniaalse maaks muutunud. Need on need sümbolid, sest tegelikult on muidugi see laiem teema, aga sümbolite juurde, Viru tänava juurde käib ka see, et sa jõuad sinna Viru väravate juurde ja seal on venekeelsed kambad alati kohal, kes kriiskavad, kes on küll Lasnamäelt võib-olla mujaltki kohale tulnud, et siis see Eesti tõmbub kogu aeg kokku. Ja ma tahan rõhutada seda, et Eesti tõmbub kokku sellistes piirkondades, kus me oleme harjunud, et seal on alati Eesti olemas. Kui sa käid Nõmmel, siis Nõmme kaubanduskeskustes poodides ei saa samamoodi enam eestikeelset teenindust. Vaid siin on sildikene rinnas, ma alles õpin eesti keelt. Ei tea, kas 20 aastat on selline silt rinnas, aga see tähendab ju seadusetust. Et kui keeleseaduse nõue on enne tööle tulekut eesti keele ära õppida, siis nemad ütlevad, et meil ükskõik, ma võin panna sildi rinda, ma veel mõtlen, kas ma maksan makse. See on täielik anarhia seadusetus, poldid, voldid,
täielik anarhia, seadusetus, keelenõuded ei kehti, Eesti teenindajad lüüakse töölt minema odav tööjõu poolt. Ja kas see ei ole ka Eesti NSV ja koloonia tagasitulek, kui meil on leevendatud järsult tööjõu sissetoomise tingimusi, näiteks 80% palk sektori keskmisest. Ja nad ütlevadki, et Turkmenistan, Usbekistan, sellised kohad on meie tulevased tööjõureservuaarid. Need, kes on teeninud Nõukogude armees, nendel tuleb eriti halb maitse suhu, kes on kasarmutes usbekkide ja turkmeenlastega, küünarnukkidega seal endale ellujäämiseks ruumi teinud. See ikkagi on äärmiselt võigas, mis meid ootab. Ja Tartusse tuuakse meile Rootsi moslemitest kurjategijad. Pakosta, vene keeles pakast. Minu arvates selliste asjadest need ametnikud, kes selle asja läbi surusid, tuleks anda kohtu alla. Täpselt sel hetkel, kui konservatiivid saavad Eesti Vabariigis võimu enda kätte, tuleb nende inimeste suhtes algatada uurimine ja kohtuasjad. Aga meil on ju selline kord, nagu Vene kriminaalmaailmas öeldi, et vargad, seaduslikud vargad. Neil on eraldi positsioon, neid ei saa ju karistada, see on seaduslikud vargad. Ja mina ütlen ka, et 30 aastat on kollaborandid, endised Nõukogude kollaborandid viinud sisse siin seaduslike varaste süsteemi. Ja nüüd me oleme nüüd see toimub juba iga nädal, kus eurodirektiivide kaudu meid kolooniaks muudetakse. Ja mis oleks parem sümbol Eesti kolooniaks muutmisele, kui meie vanglasaareks muutmine? Eks me siis spetsialiseerume Euroopa Liidus, mitte digiriigiks olemisele, kus me räägime oma võimetest, vaid vanglasaareks, rahapesuriigiks, et see maine katastroof järgneb sellele, sest vaata Euroopa prügimäeks. 90-ndatel meil olid ju maineprobleemid, kuritegevus ja kõik muud asjad. Ja nüüd see tuleb tagasi ja toovad tagasi just need, kes on tahtnud kogu aeg progressiivset muljet, progressiivse sõnumiga esineda. No progressiivne on vanglasaar, kus me delegeerime nagu riigi, kus me hakkame äri ajama riigi põhifunktsiooniga ehk vangide ülevalpidamisega. Varsti võeldakse, et delegeerime politsei ka ära, delegeerime sõjaväe ära. No, Siim Kallas tegi ettepaneku minu meelest selle, et anname Eesti kaitseväe Euroopa Liidu alluvusse. Täpselt. Ühesõnaga, Euroopas ehitatakse ju tohutu kiirusega föderaalriiki. Me oleme juba umbes 50-60% ulatuses ära andnud oma otsustusõiguse erinevates valdkondades ja nendes valdkondades, kus Euroopa Liit ei ole veel ametlikult suutnud täiesti juriidiliselt üle võtta õigusi, siis nad ehitavad paralleelstruktuure igal poole. No nagu see Euroopa äriühingute tegemine, Euroopa prokuratuur peab olema rahvusriikide prokuratuuride kõrval. Saksamaa tegi hiljuti, see oli detsembris ettepaneku välispoliitika unifitseerida, tuua enamus hääletuse alla. Aga see on riigi ehitamine ja Eesti riigi lammutamine. Et kui meil käis hiljuti esinemas Villu Kõve, Riigikohtu esimees siin aruandega Riigikogu ees, ma pidasin kõne, millal te leiate üles põhiseaduse aluspõhimõtted, mille alusel me Euroopa Liitu liikusime. Nad ei leia neid. Aluspõhimõte on ka suveräänsus. Kõige aluspõhimõte on suveräänsus. Meie iseseisvus, meie suverääniteet on tegelikult ühe suure komistuskivi taga. Ja see komistuskivi pandi meelega. See on e-valimiste süsteem. Meil on refikaid ju alates 2005. aastast valitsuses püsinud ainult tänu sellele, eks ole. See on siis 21 aastat juba, eks ole. No vahepeal oli küll väike intermeedium, aga sellegi poolest. Põhimõtteliselt 21 aastat. Ja see valimissüsteem saadi kus kohast? Saadi Venezuelas, saadi Chavezi, kommunist Chavezi ja tema jooksupoisi Maduro, kes nüüd võeti selle aasta alguseks Ameerikas kinni. Tema poolt antud ja meil nimetatakse seda süsteemi, seda valimissüsteemi, seda neid e-valimisi Eesti Vabariigi visiitkaardiks. Tähendab, me oleme saanud oma visiitkaardi kommunistide käest. Ladina-Ameerika hullustanud kommunistidega. Petiste, kommunistide ja narkokartelli valitsuse poolt. Just. Ja see tuleb kunagi välja. Suu vajub lahti. See tuleb kunagi välja, sest režiimi
kukkumisega voolab ka mäda välja. Seal Maduro režiim ei ole küll täielikult kukkunud, aga ikkagi juba lekib see mafioosne riik. Ja küllap tuleb ka sealsete e-firmade, valimisi korraldavate e-firmade, valimistarkvara valmistavate e-firmade saladused ühel hetkel päevavalgele. Sest kuskilt juba mureneb, kui me vaatame, Lätis juhtus ju nii, et avastati kuritegelik grupeering nende planeeritavate e-valimiste taga, kes korraldas siis hankeid kokkuleppeliselt ja mitmed muud afäärid olid sellega seotud, nii et Läti president jooksis kiiruga lavale, ütles, jätame kähku e-valimised ära, muidu kompromiteerub kogu meie valimissüsteem ja Läti seim oli sellega nõus. Ehk siis ümberringi on juba ka märgid e-valimiste riskide kasvamisest, et need, kes tahaksid Eesti praktikat järgida, on väga mures. Aga kõige olulisem dokument, ehk mida näiteks tuua, oli Soome justiitsministeeriumi analüüs e-valimiste kohta, et kas ei võiks seal rakendada e-valimisi. Nad jõudsid lihtsa järelduseni. Usaldus valimiste vastu ja seekaudu riigi institutsioonide vastu on palju tähtsam. See on lausa kriitilise tähtsusega kui mingisugune progressiivse mulje jätmine. Ja Eestis me oleme jõudnud teise äärmusesse, meil on 43% inimesi, kes ei usalda e-valimisi, aga see kandub üle ka riigi institutsioonidele. Muide, ma ütlesin ka, et Riigikohtule kandub üle, sest Riigikohus, kohtunikud valitakse ju Riigikogus Reformierakonna enamuse toel. Ustavad lojaalsed, ütleme siis liberaalid või globalistid. Mis saab meie riigist ja ühiskonnas siis, kui kujutame endale sellist hetke ette, nagu juhtus Danske panga afääriga, nende 200 miljardiga, mis sealt läbi pesti. No seal on mitte ainult Danske pank, seal olid ka meie teised suured pangad, eks ole ju, Rootsi pangad ja nii edasi, aga mis saab meie ühiskonnas siis, kui selgub, et tänane valitsuskoalitsioon on petiste valitsus ja algusest peale? Minu jaoks on see selge juba 90. Tänavamässud tekivad või? Kas relvad võetakse või? Kohe jõuame selle juurde. Või kellelegi antakse niimoodi, et veri lendab tõepoolest, ma ei tea. Minul on selge 90-ndatest, kui algas ju uskumatu musta raha kantimine parteide tagatubadesse erinevate ärikate poolt, kui Siim Kallas anti kohtu alla 10 miljoni dollari afääris. Juba siis oleks pidanud usalduse kaotuse tõttu Reformierakond lavalt kaduma. Ega siis ükshaaval ei pea kõike süüdi mõistma, aga usaldust ei ole. Valijal on alati võimalus öelda, usaldust ei ole. Ja Siim Kallasele ju tegelikult üks kohtuasi jäi Riigikohtus üles. Riigikohus on siiamaani dokumendina leitav valeandmete esitamine audiitorile. Ja Riigikohus andis ülesanne alamastme kohtule Siim Kallas süüdi mõista, sest Riigikohtul on selline õigus olemas. Seda ei tehtud. Ehk siis korruptsioon jäi Eesti kõige mõjukama partei vereringesse täies mahus edasi. No nagu nakkus, mis lõpuks tapab organismi. Aga kuna Reformierakond on nii kaua võimul olnud, siis see ei tapa ju teda ennast, vaid see tapab ka Eesti riigi. Nii et me oleme jõudnud sellisesse staadiumisse, kus meie suveräänsus on äärmiselt limiteeritud Brüsseli tingimustes. Meid valitseb partei, kes töötab süvariigi afääride toel. Kui muidu ei saa võimule, siis korraldatakse kaporatuuri riigipööre ja tuuakse nad tagasi. Nad on juriidiliselt täiesti kuulikindlaks tehtud. Kõik kohtuasjad nende vastu kukuvad läbi, kas või Tallinna Sadam kukutatakse läbi. Ehk siis meil on, võiks öelda, et selline, oleme ausad, selline Janukovitši tüüpi valitsus. Ainult, et ukrainlased kihutasid oma Janukovitši tüüp minema, aga meil on ämmakapi aferist, kes musta rahastamisega oli uurimise all aastaid. Kogu Reformierakonna liit, üle 100 inimese tõstsid ämmakapist ühe argumendiga raha erakonna arvele, aga neid ei kihutata minema. Ukraina rahvas tõusis üles Janukovitši vastu, andis hundi passi varastele. Ja mul on küsimus, et
Kummad on siis korruptiivsemad? Ukrainlased vähemalt püüavad. Nad vahetavad oma parlamendi raada koosseisu välja pidevalt just selle korruptiivsuse tõttu, et aitab korruptsioonist. Nad nagu tahaksid paremaks saada, aga meil isegi ei taheta paremaks saada. Nii et see ongi vastus sinu küsimusele, et kuidas rahvas reageerib. Kuidas võimu pöörati, sellest võib lugeda ulmeromaanist jutumärkid. Aga sündikaat. Siiski lootus on laual, sest vahel, kui mõni erakond jõuab täielikku tippu, olgu see e-valimiste või hüsteeria või finantsafääride vahendusel, siis kukkumine saab olema ränk, sest nüüd on ikkagi väga paljudel selge riigi degenereerumine, nende juhitud riigi allakäik. Ehk siis kuskilt peab tulema ravi. Ja ma näen, et Reformierakond on tegelikult lagunemise teel. Et kui neil e-valimised ei korralda mingisugust muljet avaldavat tulemust, näiteks 25 häält kohta, ja nad jäävad 15, kukuvad, ütleme, nii nagu statistika näitab praegu, uuringud näitavad 15 koha peale, siis see erakond laguneb sellel lihtsal põhjusel, et nad ei saa ilma võimuta. Ja arvesta, et kukkumine on alati valusam kui kas või kahekohaline tõusmine. Et EKRE on olnud siiski väga stabiilne oma positsioonides ja me oleme aatepartei. Me jaksame ka opositsioonis olla, aga Reformierakonnal see kaua ei kesta. Toiduahelad katkevad. Ja ma nägin seda siis, kui nad olid 4 aastat opositsioonis, et nende erakond hakkas lagunema. Mäletate, Rõivas jooksis erasektoris, seda ei viitsinud enam. Ja neid näiteid oli veelgi. No pappi põle, mis sa viitsid, eks ole, jah? Ja pane tähele, kohe kuivavad ka ettevõtjate annetused Reformile kokku. See oli üks ühele nähtav. Niipea kui need valitsuse said, tuli raha tagasi eraettevõtjatest või eraisikutest, aga ettevõtjatest annetajate poolt. Nii et see on oligarhiline seos, seaduste ostmine, müümine, ka hirm tegelikult Reformierakonna ees suurettevõtjate osas, et äkki võtavad nad meilt toetused ära, äkki nad ei anna tuulikute subsiidiumiteks raha, äkki nad lõhuvad ära viimasedki jäänused iseseisvast energiasüsteemist, ma mõtlen VKG-d või siis ja põlevkiviõli tootmist. Et see hirmu õhkkond, kuidas nad terroriseerivad ettevõtjaid, on ka üks viis ühiskonna pidevas paanika seisundis hoidmiseks. Aga siiski lootus on mul üsna kõrge, et aasta pärast toimub muutus, sest 5 aastat majanduse lagunemist on ka argument, mis inimestele lõpuks mõjub. Anti, ma tahan suht ühte teoreetilist sellist küsimust küsida, et kui meil avaneb võimalus midagi muuta konservatiividel, rahvuslastel, siis ma küsisin seda ka Rallase käest, aga tema arvas, et näiteks ametnikele erakonnastamise keeldu, nii nagu sõjaväelastele, me panna ei saa. Mina küsin, miks me ei saa? Tegelikult, mille poolest esineb riigi ametnik sõjaväelasest? Pagan võtaks. See ju ongi tegelikult probleem, et tegelikult nad selliste kõrgete palkadega ja hüvede ja värkidega ostetakse teatud erakonna poolt ära, eks ole, meelitatakse veel ka oma nimekirjadesse, seal on juba väga mugav survet avaldada, eks ole. Et kui sa ei ole meie mees, siis sul ei ole ka seda ametikohta, eks ole, ja tõmba nii-öelda lesta. Et tähendab, selle küsimuse peaks nagu siiski üles tõstma. Teine asi on see, et meil on olemas teatud üliõpilaskorporatsioonid, kes jagavad lausa ministeeriumi oma vahel. Mingisugused ordud, pühataevas, põrandaalused ordud. Minu arvates on Eestis tekkinud Eesti riigis mingisugune ordude, korporantide ja need samade ametnike, võt me räägime süvariigist, eks ole, paralleelvõim. Üheski riigis ei saa olla paralleelvõimu. On kas riik, on see mingisugune teine võim, mis viibki selle riigi, tähendab, lihtsalt sööb seest tühjaks. Jah, väga hea tähelepanek. Me ju tegime lausa eelnõu, et kõik võimalikud kuuluvused kõik võimalikutes kummalistes ühingutes peab olema ka deklareeritud huvide deklaratsioonis, sest Eesti on tõesti juba läbi imbunud võrgustikest. Kindlasti on meil ka mingisugused võrgustikud, mis meenutavad Epsteini võrgustikke, kus siis tegelikult käivadki
koos poliitikud ja kõrged riigiametnikud, et ja no sa nimetasid mitmeid, et kas või meil on Rotary ühingud, kus on väga palju erinevaid eliite koos, ärieliit kohtub poliitilise eliidiga, on ordukesi mitut karva, aga oluline on ju tagada ikkagi see võimekus, et me oma, et valikuprintsiibid on ikkagi meritokraatlikud, et kui me läheme Džingis Khani juurde juba tagasi, Džingis Khan ehitas üles armee, mis tugines meritokraatial, et ametnike valimisel olid teatud printsiibid võimekuse järgi ja see on oluline, seda tuleb säilitada. Ma ütleks, et just selliste korporatiivsete moodustiste poolt riigi ülevõtmine on väga muret tekitav ja ma ütleksin niimoodi, et võiks teha nimekirjad. Kõik nimekirjad on, kes nendesse ametit või ordudesse ja korporatsioonidesse, tudegi korporatsioonidesse on avalikud. Ja üks võimalus on see, et kes tahab riigiametist saada, peab sealt välja astuma. Olgu ta või vabamüürlane. Jah, ma olen vabamüürlane, asastust välja. See viimane näide on küll oluline sellepärast, et minu teada vabamüürlaste nimekirjad ei ole avalikud. Et selline seltskond peab kindlasti avalikustama oma kuuluvuse ja need nimekirjad peavad olema nähtavad, et kui kusagile kuuluvad ülimõjukad pankurid, tipp-poliitikud ja keegi ei teagi, et nad sinna kuuluvad, siis see on küll siis korruptsiooniriskiga, ka ehk julgeolekuriskiga valdkond, et me peame teadma, mis toimub ümberringi. No mäletame kas või neid templirüütleid Kaitseväe juhtkonnas, et siis Kaitseväe juhataja Terras käis mingis Padise kloostris pikali öösiti hõlstiga hüppamas, eks ole. Ja seal oli veel palju ohvitseri ja Kaitseväe juhte. Ehk siis see käsi peseb kätt süsteem ei tohi hakata riiki lammutama. Me ei saa, Eesti ühiskonna tugevus on samas ka kokkuhoidmine. Võtame siis maakogukonnad, külakogukonnad, kus kõik tunnevad kõiki. See on sotsiaalne kontroll, mis aitab ühiskonda koos hoida. Meil on ju klassikaaslased, klassi kokkutulekud, vilistlaste kokkutulekud. Ehk siis seda normaalset ühiskonna struktureeritust me ei pea kartma. Aga ma küsiks niimoodi, kas meil on need eestluse nimel toimivad organisatsioonid. Ka Kaitseliit on omamoodi ju muutub vennaskonnaks, kui sa oled meestega 10 korda õppustel käinud päevade kaupa metsas võidelnud. Aga Kaitseliit on ju eestluse huvidest. Eestlust teeniv organisatsioon. Me näeme, mille nimel ta töötab. See on ju positiivne vennastumine Eesti nimel. Aga need välismaa organisatsioonid, see on ju ka välismaine mõjutustegevus, kui meil on tegelikult hulk ordusid. Alles käisin Malta ordu juht esimest korda ajaloos, astus üle Riigikogu ukse. Jällegi küsimus, et me peaksime neist rohkem teadma. Tähtis on see, et see kõik ei käi kuidagi varjatult nähtamatute võrgustikega. Või siis võtame kõik need eliidiklubid, kas või trilateraalne komisjon. Kui palju sellest teatakse? Aga sinna kuulus president Ilves. Sinna peaks kuuluma siiamaani meil üks mõjukas logistikaekspert Raivo Vare. Mis asi on trilateraalne komisjon? Mis asi on Bilderbergi grupp, kus suletud uste taga käib sul Jüri Ratas aru andmas või vestlemas ja ta pärast ei räägi meile, mida ta sealt kuulis. Ja selliseid grupeeringuid on veel. Ma tuletan meelde, et kui Estonia uurimine läks lahti EKRE algatusel, Estonia hukku uurimine, siis kui me jõudsime oma arengus päris kaugele, eriti kui siis rootslane Evertson tegi oma uued avastused, siis selleks, et asja kinni mätsida, läksid Reinsalu ja Ratas enne EKRE-ga konsulteerimata juba rootslaste soomlastega mingisuguseid kokkuleppeid sõlmima. Milleks? Miks siis ei pea see olema avalik, aus tegevus, laeva hukku uurimine? Jällegi, et selline, ütleme, tõenäoliselt mitte Eesti huvides tegutsev võrgustumine on muret tekitav. Kui palju sa, Anti, tead sellisest asjast omaaegsest Konstantin Pätsi ideest või kavast muuta riike parteidemokraatiast või erakonnademokraatiast?
ametiliitude või selliste sunftide demokraatiaks. Kui palju sa sellest tead? Ja ma olen sellel teemal lugenud. Väga huvitav idee, ma kohe põhjendan, miks pärast. Lugenud küll, aga tollel ajal oli see ajastu vaimukehastus, et esiteks ei olnud demokraatia sugugi nii populaarne ja püüti leida alternatiive, kuigi Päts oli tüüpiline tegelane, kes leidis alternatiivi selleks, et ise võimule jääda. Et 1934 lülitas ta välja kõik teised presidendikandidaadid, ütles, et Eesti rahvas on haige, mina olen terve. Tegelikult oli vastupidi, tema oli haige ja Eesti rahvas oli terve. Aga mida ta siis pakkus, mäletame, et ka Mussolini oli ju kutsekodade süsteemi üles ehitanud ja tollel ajal oli Itaalia mudel Euroopas populaarne. Aga samal ajal isegi ka vasakpoolsed Hispaanias ja mujal olid syndikalistid, et valitseme ühiskonda suurte ettevõtete kaupa. Aga kas meil siis täna seda mõju ei ole või? Vaadake, kuidas lobistid käivad muudkui Riigikogu vahet, et erinevad kaubandustööstuskojad, erinevad ettevõtete grupeeringud. Ikkagi läänemaailmas on jätkuvalt oligarhide mõju väga suur. Ärme alahinda USA oligarhiat. Ärme alahinda ka Rootsi ja Soome oligarhiat. Seal on Wallenbergide grupp Rootsis. No mille kolooniad me oleme ju? Wallenbergide grupp valitseb siin 2 panka Eestis. Swedbanka ja Ühispanka, SEB panka. Et me oleme väga koloniaalne piirkond ja me koloniseerime ise ennast erukommunistide juhtimisel. Ärme unustate, ega siis Reformierakond ei olnud ainuke erukommunistlik moodustis, kes siis haarasid otse kohe võimu ilma pikema hinge, väike segadus. Muide, nagu KGB-l oli ju Venemaal segadusaeg. 4-5 aastat võttis, kuni nad siis orienteerusid ümber ja hakkasid uuesti riigivõimu tagasi võtma ja see kulmineerus Putini võimule tulekuga. Siis julgeolek, võis öelda, et Vene julgeolek tuli tagasi, aga ta oli ka ülivõimas korporatiivne moodustis, võiks öelda. Kompartei läks küll laiali, alguses Jeltsin ju siis seda keeras, aga siiski Žuganov tõi selle uuesti lavale ilusti. Aga meil on siis ju, võiks öelda, et erukommunistide ja ka siis nii-öelda erukommunistide ja igasuguste ärastajate ja ka ettevõtjate ebapüha liit, võiks öelda moodustus, et kilekott, must kilekott on see uue vabariigi võimu sümbol. See must kilekott reeglina maandus Reformierakonna kontoris. Reformierakond ei olnud üldsegi nii millega nad raha tarisid, eks ole. Seaduste ostmine ja see kulminatsioon, nad olid ju harjumus partei, kes kogus alati mustad kilekotid kokku. See oli R-hooldus, kus siis kanditi raha valimiskampaaniateks. Ega siis see partei, kes tegutses erinevate ärastajate huvides, ei olnud populaarne rahva hulgas, sugugi mitte nii populaarne, aga selleks pidi telepilti ostma, et ajud ära pesta. Ja see oligi R-hooldus, Ämmakapp, Tallinna Sadam, siis Janukovitši mudel, mida nad Eestisse ehitasid, aga ma ütlen, Janukovitš ei ole võimult kõrvaldatud. Me peame selle krokodilli kõrvaldama ja tal saba ja hambad ära lõikama. Su abikaasa, muide sa rääkisid praegu meedia ärakostmisest, su abikaasa sai Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks. Te olete kodus kindlasti arutanud asju, sa oled isegi olnud seal nõukogus liige. Et nüüd tahetakse sinna spetsialiste juurde smuugeldada väidetava nõukogus sõltumatuse suurendamiseks. Nii, kuulan. Noh, jällegi läbinähtav Reformierakonna poliitikate puhul sa pead alati vaatama, mis on tagamõte. Loomulikult on tagamõte oma võimu kindlustamine, kui nad peaksid selle aasta pärast kaotama, et kontroll Rahvusringhäälingu üle. Muidugi nad ju sõimavad kogu aeg Ungarit ja Poolat, mis seal kõik toimus. Aga kui Reformierakond on kontrollinud Rahvusringhäälingut, siis pole häda midagi. Kui Reformierakond on kontrollinud riigikohut riigikohtunike nimetamise kaudu, siis on õigusriik ideaalne, siis seal võib kõike tõlgendada nagu süda rustib. Ma toon veel ühe näite. Mul abikaasa oli siis selle samal ERR-i nõukogul esimest korda ja seal ütles ERR-i nõukogu esimees Roose otse välja, et 2018-2019 oli ERR-is otsesõnu
öeldud, et EKRE-t tuleb alla suruda ja teda ei tohi kajastada ja ta ütles seal koosolekul otsa välja, et EKRE-le anname 3 minutit, sotsidele anname 18 minutit. Sellised loosungid käisid ERR-i koridorides, et miks me peaksime seda organisatsiooni usaldama. EKRE ei usalda organisatsiooni, kus on sellised jõud sees, kes põhimõtteliselt leiavad, et rahva raha eest ülalpeetav organisatsioon on nende ärklemisvahend, eks ole. Et nemad panevad eetrisse mingisuguse drag show, kus lapse mulaaže pillutakse vastu lavalaudasid. Et nad teevad 60 miljoni euro eest oma erakampaaniat, oma maailmavaatelist kampaaniat. Et vaata, see ERR ju kubiseb homoaktivistidest, eks ole. Seal uudiste ankrud on homoaktivistid. Siis Reikopi show on homoaktivisti show. Et see on ju, ja siis pole imestada vaja, kui sinna tuuakse sulle isade päeval Ameerikast lapsed ostnud degenerandid kohale. 10 aastat tagasi julgeti veel rääkida ja vaielda, tähendab, et ühiskondlike suundumuste üle, et käis ta selline loomulik kultuuride vaheline võitlus. Praegusel hetkel lihtsalt topitakse suu täis või vaikitakse maha. Et üks selline suur üleilmne või üle-euroopaline globalistlik, võuklev, liberalistlik tõde on meil siis, tõde, jutumärkides paneme jälle, eks ole. Et kas millal hakkab inimestele villand saama sellest? Mis sina arvad? Millal välja öeldakse see? Nüüd me jõuame sinu ühe eelmise küsimuseni. Sa küsisid, et millal ühiskond üles tõuseb. Ja kuna tegu on ikkagi globalistlik ideoloogia, tahab ennast kehtestada sama agressiivselt nagu kunagi tegelikult Euroopa koloniaalriigid, eks, kehtestasid ennast üle maailma. Et nende jaoks oli oluline, et Hiina on nende kontrolli all, Aafrika on nende kontrolli all, Kesk-Aasia on nende kontrolli all, kõik on nende kontrolli all. See on kolonialistlik ajastu. Ja see sama vaim tegelikult, et meie kehtestame reeglid igal pool. Kui meie otsustame, et on 150 sugu, siis kõik peavad kummardama, põlvitama ja seda ellu viima. See on ka lojaalsustest. Aga ma ütlen, et Lääne-Euroopa on keemispunkti juures. Me näeme Suurbritannias ja Iirimaal praegu tänavarahutusi just nimelt patriootide poolt pärast neid jõhkraid mõrvasid, pärast jõhkraid vägistamisi. Nii see umbes lähebki, et võtta just need ka üksikjuhtumid, mis ühiskonna õiglust tunde plahvatama panevad, aga mis iseloomustavad seda massiimmigratsiooni pealetungi, panevad need ühiskonnad keema. Kui Suurbritannias on vähemalt lootust, et see toimub seaduslikul teel, ehk Reform UK võtab paari aasta pärast lihtsalt võimu pikaks ajaks Suurbritannias üle, siis ka Prantsusmaal on tegelikult lootus, et president tuleb rahvuslik, patriootlik, kes hakkab islami vastu võitlema. Siis näiteks mõnes teises riigis nagu Iirimaal, seal on nagu plahvatamistunnused väga suured, sest võimuvahetus ei taha mitte õnnestuda. Ja nendes riikides, kus kunstlikult hoitakse patrioote võimule tulekust eemal, või plahvatus tulla kõige kiiremini. Ja me näeme neid tänavarahutusi juba mõlemalt poolt, eks ole. Ja see meenutab mulle Hispaania kodusõja eelset seisundit. Oli ju tore katoliiklik maa, väga palju kloostreid, usklik maa. Ei olnud seal elul ka nii väga häda midagi. Oli vaesust, oli viletsust ka. Ja äkki 2 ühiskonna poolt panid laubad kokku ja käis võitlus aastaid, hukkunuid 1 miljon ja rohkem. Et millisel hetkel Euroopa jõuab sellisesse staadiumisse, kus nad enam ühes toas ei suuda viibida. Mina ei välista, et see aeg on varsti käes, sest massiimmigratsiooni psühholoogiline surve põliselanikkonnale ja füüsiline surve, mõrvad, vägistamised on nii suur, et ma tõesti kardan plahvatust. Ja seda muide ka Prantsuse luure endi erujuhid öelnud, et me ootame, et me näeme, et Prantsusmaal võib puhkeda kodusõda massiimmigratsiooni tõttu. Aga nüüd ma jõuan korraks siia Eesti olukorda, et meie juhtkond ja ka meie kaitseväe juhtkond
Ja meie julgeolekutegelased ei saa aru sellest, et tegelikult Eesti julgeoleku krahh võib tulla siis, kui meie liitlased on mängust väljas. See ei sõltu sellest, kas meil on 2 Korea haubitsat rohkem või vähem, vaid siis, kui Prantsusmaa on sisekonfliktis massiimmigratsiooni tõttu, kui britid on mängust väljas, sest nad võivad meile öelda, et te olete meie tõelised sõbrad, aga me oleme hõivatud oma sisemiste probleemidega. Lihtsalt pole teie jaoks praegu aega, eks ole. Ja muide, USA käitumine ennustab ette seda sama, sest USA isoleerumine või enesesse tõmbumine on suuresti sisemiste probleemide tõttu. Kui riik on tugev tervise juures, siis ta on väljaspoole julgem ja aktiivsem. Aga kui USA's on probleeme 30 miljoni sisserändajaga, illegaalse sisserändajaga, nad lihtsalt valijate nõudel ütlevad, et lahendage kõigepealt meie probleemid, siis vaatame, mis mujal saab. Ehk siis see kandub üle Euroopasse sama sündroom ehk isolatsiooni minek Prantsusmaa puhul. See võib juhtuda juba paari aasta jooksul. Ja nad hakkavad islami probleemi lahendama. Ja siis ütlevad meie julgeolekujuhid jälle, et me ju ei näinud seda ette. Aga EKRE nägi ja me võitlesime selle vastu. Ehk siis tegelikult tuleb võidelda globalismi vastu, et tagada meie julgeolek, et meie liitlased püsiksid meie selja taga, et meil oleks palju sõpru. Siis on ka Vene Föderatsioon heidutatud. Ja kuna ma kuulun praegu uude erikomisjoni, Vene Föderatsiooni mõjutustegevuse uurimise erikomisjon, siis me näeme päris teravalt, et Vene huvi on kogu aeg kõrge hübriidrünnakute osas, äraostmiste suhtes. Et tänapäeval liigub see näiteks mööda krüptorahasid, mõjutustegevus käib sotsiaalmeedias ja mujal Eesti Vene elanikkonna üles ässitamine. Nii et see teema ei ole sugugi päevakorralt maas, et kui me täna räägime julgeolekust, siis ka males ikkagi tehtakse matti mitme käiguga, eks ole. Mitte ei öelda, et rusikaga vastu lauda ja kuningas kukub ümber, eks. No mõned teevad ka niimoodi, või üritavad teha, et Venemaa näiteks, eks ole, meie suur naaber siin. Kuulsin huvitavad terminid. Toksiline lojaalsus. Minu meelest annaks seda kasutada väga Kalev Stoicescu ühe viimase sõnavõtu kohta, kus ta konservatiive süüdistas rassismis. Võiks nagu mõni mees mõelda ka, mis ta suust välja ajab. Või näiteks Michali konservatiivne 8-jalg. See oli lausa lõbus. Ma olen täitsa nõus võtma ja panema endale 8-jala märgi rinda ja kirjutama see peale, et konservatiivne 8-jalg. Me alustasime saadet ühest jutuga sellest, et Isamaa liit oli omal ajal 90-ndatel nagu praegusel hetkel on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, eks ole, eriti ERSP tema. See oli üks osa Isamaa, tolleaegsest Isamaa liidust. Sõber Mart Nutt, keda sinagi väga hästi tundsid ju, kadunud Mart Nutt ütles muidu ühe väga hea, peaaegu sellise aforismilaadse lause, et ühiskonnal on valik elukvaliteedil põhineva konservatiivse suuna või hoolekande ühiskonna ehk siis sotsialistliku suuna või kõike käest libiseda laskva liberalismi vahele. 2 viimast on lõpuks allakäigu tee, nii sotsialism kui ka liberalism. Et mulle tundub, et meil sellise toksilise lojaalsusega on hästi kiire libisemise tee alla. See on millal toimub, ja jälle see sama lõppu võime jälle küsida uuesti, et millal see pööre siis toimub või kui lähedal või kui kaugel me mul tuleb meelde USA tervishoiuminister Kennedy ütlus, et ta oli ju varem demokraat parteilise lojaalsuse järgi, parteilise kuuluvuse järgi ja nüüd ta on vabariiklaste tervishoiuminister ja ta ütles, et ega mina ei lahkunud demokraatidest, vaid demokraadid lahkusid minust. Ehk siis nad triivisid oma vaadetelt väga kaugele lausa äärmus vasakpoolsusesse USA demokraadid ja võiks öelda, et nii-öelda vabaduste USA's kaitseb vabadusi vabariiklik partei, nii nagu EKRE-s tegelikult kaitseb isikuvabadusi EKRE, nii nagu me räägime nakkushaiguste sundsüstimiste teemal, nii nagu me räägime sõnavabaduse teemal.
Nii nagu me räägime ka siis jälgimisühiskonna teemal, ikka on EKRE, kes kaitseb isikuvabadusi. Ehk siis progressiivid ju kogu aeg kallavad meid paksu ja vedelaga üle sellel teemal, kuidas pahad populistid tahavad isikuvabadusi piirata. Aga vaadake fakte, kuidas tegelikult meie oleme selle kaitsel olnud. See näitab ka ju, et liberaalid ei ole mingid liberaalid, nad on täiesti sotsialistlikud koos sotsidega. Reformierakond on kurguni täidetud äärmussotsialistlike vaadetega. Ehk siis, mille eest nemad siis koos võitlevad? Reformierakonna noortekogu vanus, kui tundus 50+ olevat, seal Erik Ross oli ka esimeses reas, Mõrklaev, minister Riisalu olid homoparaadil, eks ole. Nad võitlevad marksistlike vähemuspoliitikate eest. Nad on üdini marksistlik partei, kes teesklevad mingil X põhjusel veel liberaale. Ehk siis nemad on ammu väljunud oma kaubamärgi pealkirjast. Ammu. EKRE on säilitanud RSP vaimu, võiks öelda sellega uuendanud, tagasi toonud, ehk RSP oli rahvusriigi eestluse partei. Aga toksiline lojaalsus on ka see, et kui ametnikud töötavad süvariigi jaoks, mitte Eesti riigi jaoks või Eesti rahvuslike huvide jaoks, et sa pead tegelikult idee seadma esiplaanile, mitte lojaalsuse mingisugusele korporatiivsele moodustusele. Ja see on väga suur oht, ehk siis ma kohtusin hiljuti ühel üritusel ka ühe mehega, kes ütles, et ei, mina olen ikka Isamaale lojaalne ja ma olen aastakümneid olnud ja aga tegelikult peab ideele lojaalne olema. Sest ma ju Rakveres näen, mis on Isamaast järgi jäänud. Et ma nägin, et Keskerakond oma nii-öelda võrdsus kõigile maailma rahvastele, aga mitte eestlastele, mitte rahvusriigile, on Rakvere Isamaa täiesti üle võtnud. Seal oli Jüri Ratase reklaam, seal oli linnapea Triin Vareku reklaam, ehk siis Isamaa telgi all domineerisid keskerakondlased. Savisaare endised vihmavarju kandjad on Isamaa üle võtnud. No kellele sa siis lojaalne oled? Edgar Savisaare jüngritele või? Need, kes Edgar Savisaar kasvatas nad ju kõik üles, tegi neist poliitikud, tõstis Tallinna linnapeadeks. Võtlen, et kui Isamaa laseb endaga seda kõike juhtuda, et ta võtab Savisaare vaimu endale sisse. Ma olen seda omal nahal tugenud. No omal ajal võeti Res Publica sisse samamoodi. Rakvere linnapea ütles valimisdebatil, kui ma ütlesin, et Rakvere peab olema eestimeelne ja eestikeelne linn. Ta käratas mulle, ütles, et see on ju põhiseadusvastane. Eesti on kõikide rahvaste maa. Mida te nüüd kavatsete oma eesti keelega siin teha? See ju iseloomustab seda, et kellele sa siis lojaalne oled. Kas Eesti põhiseadusele, Eesti rahvuslikule ideele, eesti keele ja meele ja kultuuri ellujäämisele või mingisugusele globalistide poolt ära tinistatud, Sorose poolt ära tinistatud, üles ostetud parteile. Vaat see on meie südametunnistuse küsimus. Siin me jõuame siseveendumuseni. Ehk siis kui see organisatsioon või partei on ära triivinud selle idee tagant, siis ei ole põhjust mitte mingisugust lojaalsust tema suhtes üles näidata, vaid sellise organisatsiooni osas tuleks toime panna halastuslask. Kunagi õllelaua taga vaimutseti, et Eestile istus pähe 2 tagumiku poolega. Üks tagumiku pool on siis Keskerakond ja teine tagumiku pool on Reformierakond ja siis see suur tagumik istuski Eestile pähe. Kunagi tõesti võis olla aeg, kui liberalistid olid sellised mässajad või inimkonna eesmarssijad. See aeg sai otsa. Nüüd on tegelikult inimkonna vabaduse eest võitlejad, eesmarssijad, jäälõhkujad, rinnaga teenäitajad, tegelikult konservatiivid. Meie oleme need, kes peavad seisma selle eest, et inimesed hakkaksid õieti mõtlema, kas nii? Meid siiski juhib armastus Eesti vastu ja selle sõnumi me loeme välja põhiseaduse preambulist. See on meie kompass. Organisatsioonid võivad laguneda, muutuda, aga meie idee jääb samaks. Sellepärast me ei karda kunagi ka vastuvoolu ujuda. Kas või 25 aastat me võime vastuvoolu, nii nagu vabadusvõitlejad
eelmise okupatsiooni ajal. Kui me sattume sellisesse olukorda, kus Eesti riik laguneb, meie suveräänsus kaob, meie oleme need, kes võitlevad lõpuni nii kaua kui vaja, sest meid ajendab armastus Eesti vastu. Aitäh, Anti Poolamets, et sa tulid Civis Patsemi saatesse. Me rääkisime küll täna mitte sõjast ja mitte väliskriisidest, vaid rääkisime meie Eesti asjadest ja sellest, milline oht valitseb meid meie enda kodumaal. Aitäh, et vaatasite. Me kohtume teiega jälle taas nädala või 2 pärast siis, või 3 pärast siis, kui tekivad uued teemad ja uued uudised tulevad laua peale meile ja on mida jälle arutada. Seniks nägemiseni. Nägemiseni.